Mälestusi 8. 1911, 1914. Lõpetanud Vene sõjaväeteenistuse külastan muidugi ennekõike omakseid, kes ikka veel elavad Rakkes ja esialgu ei mõtlegi sealt lahkuda. Vaevalt saan astuda üle Miku talu läve, kui vennas kargab laua juurest, jookseb mulle vastu, küsib: "Noh, Andres, kas nüüd oled vaba mees?" Jaa. Vaja veel kord minna Tartu sõjaväeülema juurde, siis võin heita seljast need vastikud ürbid ja rõivastuda inimese kombel. Teeb isa. Aga kaugemale ei saanudki kui 2 paelani. Jah, nii nagu ta näeb, aga sõja korral ma juba saan hoopis teise univormi, umbes niisuguse, nagu kannavad sõjaväearstid. Helehall sinel ja hõbepagunid. Vaata ometi, kus on inimese loomal jutt, hüüatab ema. Vaevalt pääsenud kroonuteenistusest, nüüd temal juba vaja sõda. Ei, ega ma ütelnudki, et vaja on sõda. Ma ainult tahtsin tähendada, et kui kunagi peaks tulema sõda, mille eest meid muidugi hoidku kõik need, kes seda võivad, ja kohe pannakse pliidile särisema üks tohutu suur pann ning valmistatakse nii palju rooga otse, kui arvatakse, et ma need 2 aastat Venemaal ainult nälgisin ja peaksin nüüd korraga tasa sööma kogu selle aja eest. Siis jutustan neile, kuidas läks minu teenistuse lõpupool ja millise kärsitusega ootasin lõppu. Ega enam vist küll läheks tagasi mingi hinna eest, pärib vend, näpitsedes minu pagunite ja kuldnööpide kallal. Ei, mitte mingi hinna eest ei läheks ma enam sinna tagasi. Siis ometi toonud ühes mõni sõjariistki. Kust ma pidin võtma need sõjariistad, kui mul need polnud endalgi. Ennem oleksin talle võinud tuua mõne pudeli või purgi. Aga kui pärast arutan lahti oma pambud, siis ikkagi leidub neis veidi külakosti, ma ei tulnud päris paljana. Isegi kenake summa raha on mul taskus, mille teenisin eraapteegis. Jaa, Andres, arvab isa, sul läks hästi. Oi jumalake, missugust tantsu pidin mina omal ajal laskma Kroonulinnas. Temagi oli käinud eratöil, aga kus? Sadamas süsi kühveldamas ja raskeid viljakotte kandmas, kuid siiski, kui tal vahest oli rubla taskus, siis tundis end härrasmehena. Ja, selline peenem amet juba ise on suur varandus. Aga kuhu ma siis nüüd mõtlen minna, kui olen kodus? Sample complete. Ready to continue?